Tere tulemast! Mõelge korraks ühele ajastule, mis äratas terve kontinendi uuesti ellu ja pani aluse just selle maailmale, milles me praegu elame. See oli renessanss, aeg, mis muutis absoluutselt kõike, alates kunstist ja teadusest kuni selleni, kuidas me inimestest mõtleme. Ja see ongi ju kogu asja tuum, eksele, taassünd. Aga mis siis täpselt uuesti sündis? See polnud lihtsalt mingi vana asja ülessoojendamine. Ei, see oli teadlik ja julge samm, et luua midagi täiesti uut, ammutades inspiratsiooni kaugest minevikust. Sõna ise renessanss tuleb itaalia keelest, rinascimento, ja see tähendabki sõna-sõnalt taassündi. Aga teate, mis on kõige huvitavam? See, et tolleaegsed inimesed ise tundsid, et nad elavad ajaloolisel hetkel. Nad ütlesidki, et see niinimetatud pime keskaeg on nüüd läbi ja meie alustame midagi täiesti uut. Kujutage ette seda enesekindlust. Okei, alustame siis põhitõdedest. Mis asi see renessanss üldse oli? Läheme vaatame lähemalt, mis selle tohutu kultuurilise plahvatuse tegelikult käima lükkas. Jah, muidugi, kui me mõtleme renessanssile, siis tulevad kohe silme ette Leonardo, Michelangelo, see on arusaadav. Aga tegelikult oli see nii palju enamat kui lihtsalt kunst. See oli nagu intellektuaalne maavärin. See raputas läbi kogu poliitika, teaduse, absoluutselt kõik ja muutis seda, kuidas inimesed maailma üldse tajusid. Heakene küll, aga miks just Itaalia? See on ju loogiline küsimus. Mis oli seal nii erilist, et just sellest sai kogu selle liikumise epitsenter? Põhimõtteliselt langesid kõik tähed õigesse asendisse. Mõelge ise. Esiteks, sa olid Vana-Rooma impeeriumi südames. Antiik oli sõna otseses mõttes igal sammul su jalgi all. Teiseks, raha. Vahemere kaubandus pumpas linnriikidesse nagu Firenzesse lihtsalt meeletutes kogustes rikkust. Ja kolmandaks olid need rikkad ja võimsad perekonnad, kuulsad meditsid näiteks, kes seda raha kasutasid. Nad finantseerisid kunsti, toetasid teadlasi ja tegid seda kõike ka selleks, et üksteisega prestiiži pärast võistelda. See oli nagu ideaalne kasvulava uutele ideedele. Ja nii need suured keskused tekkisidki. Kõik sai alguse Firenzest, kus meeditsid asja käima tõmbasid. Siis tuli mängu Rooma, kus paavstid ei tahtnud halvemad olla ja tellisid samuti vapustavaid teoseid. Ja muidugi Veneetsia, see võimas kaubandusimpeerium. Tekkis selline võrgustik, kus ideed ja andekad inimesed liikusid ringi ja kõik levis nagu kulud tuli. Okei, nüüd aga selle kõige nähtavam osa juurde. Kunst. Siis kui me teame, kus ja miks see kõik juhtus, on aeg vaadata, mida see endast välja sülitas. Ja see oli kunst, mis keeras kõik pea peale. Siin näeme ühte renessanssiaegset töökoda ja see on hea näide sellest, kuidas asjad käisid. See oli nagu segu tehasest ja stuudiost. Kunst oli meeskonnatöö, käsitööliste gildi asi, aga just see hakkaski muutuma. Tähelepanu hakkas koonduma kollektiivilt ühele isikule, kunstnikule. Ja see on tegelikult üks renessanssi kõige olulisemaid muutusi. Varem oli kunstnik anonüümne käsitööline, jumala alandlik teener, aga nüüd sai temast oma nimega geenius, staar, kes pani oma teostele allkirja. Muidugi, see käis ainult kõige paremate kohta, aga see mõtteviisi muutus oli tohutu. Nii siis, mis uued reeglid mängu tulid? Kunstnikud hakkasid maailma vaatama, peaaegu nagu teadlased. Nad lahkasid laipu, et anatoomiast aru saada ja inimesi realistlikult maalida. Nad otsisid loodusest sümmeetriat ja harmooniat. Ja siis tuli see suur tehniline revolutsioon, tsentraalperspektiiv. See oli nagu võluvits, mis lasi neil lamedale pinnale luua täiesti usutava kolmemõõtmelise ruumi. Ja see muutis absoluutselt kõike. Aga see kunstirevolutsioon ei tekkinud lihtsalt niisama. Selle taga oli võimas intellektuaalne vool. Ja selle nimi oli humanism. See tabel siin näitab seda nihet väga hästi. Mõelge korraks. Keskajal oli põhiküsimus, aga Jumal. Kogu fookus oli teoloogial, järgmisel elul. Humanistid aga küsisid, aga meie. Neid huvitas inimene ise, meie ajalugu, meie luule, see, kuidas me siin maa peal õigesti elame. Fookus liikus taevast maa peale. Ja mida nad tegid? Nad olid nagu intellektuaalsed aardekütid. Nad tuulasid vanades kloostrites, otsides kadunud antikseid tekste. Nad õppisid ära vana-kreeka keele, mida peaaegu keegi enam ei osanud, et lugeda Platoni ja teiste suurkujude teosed originaalis. See oli meeletu töö, et see vana tarkus taas ellu äratada. Ja nüüd paneme pildi kokku. Kuidas see kõik, see uus kunst, see uus filosoofia viis millegi veelgi suuremani, täiesti uue maailmavaateni. Kinnistus üks täiesti uus usk inimese enda potentsiaali,
Hakati usaldama seda, mida sa oma silmaga näed ja oma mõistusega järeldad, mitte ainult seda, mis on kirjas vanades raamatutes või mida ütlevad autoriteedid. See oli tohutu muutus. See on nagu ahelreaktsioon, eks ole. Esmalt avastati uuesti antiiktekstid. See pani mõtlema inimese potentsiaalile. See omakorda andis julguse maailma ise uurida. Ja kui sa hakkad ise uurima, siis hakkad paratamatult ka küsimusi esitama. Isegi kõige kohta, mida on alati tõeks pettud. Näiteks, kas maa on ikka universumi keskpunkt? Ja nii me jõuamegi otse teadusrevolutsioonini. Ja selle uue mõtlemise tulemused olid, plahvatuslikud. Poliitikas tuli Machiavelli ja ütles otse välja, kuidas võim tegelikult toimib, mitte kuidas ta peaks toimima. Teaduses hakati laipu lahkama, et inimkehast aru saada ja astronomid hakkasid taevast uue pilguga vaatama. Ja sündis see müütiline renessansi inimene, keegi nagu Leonardo da Vinci, kes oli ühtaegu nii kunstnik, leiutaja kui ka insener. Uskumaku. Nii et kokkuvõttes renessanss pani inimese universumi keskpunkti. See on see maailm, mille me oleme pärinud. Aga see tekitab lõpetuseks ühe küsimuse, kas pole. Kui nemad panid inimese oma maailma keskele, siis mis on meie maailma keskpunktis täna?